Daniel oli noor mees, kui ta 605 aastat enne Kristust Juudamaalt Babyloniasse küüditati. Ja sinna ta jäigi, kõrge vanaduseni. Jumal lasi tal näha väga lähedalt suursugu valitsejate esiletõusu ja ka langust. Kuningliku õuguna keskel elas ta üle nii suure Babyloonia maailmariigi ja kuningliku valitsuse kõrgaja, kui ka selle langemise meedlaste, pärslaste valitsuse alla. Kõige selle juures jäi Daniel iseendaks ning elas ja teenis tõelise Jumala mehena aastakümneid erinevate kuningate nõunikuna usuasjade alal, lahus igasugusest isiklikust võimujanust. Daniel raamatu 5. ja 6. peatükk jutustavad ajast, kui Daniel oli juba vanemaealine mees. Saame lugeda sellest, kuidas aastal 539 enne Kristust jõudis kätte babüloonlaste kuningavalitsuse viimse päeva traagika. Ja siis juba neid üleöö vallutanud ja allutanud meedlaste, pärslaste kuningriigi võimukoridorises lahti rullunud halastamatu võimuvõitlus. Danieli jaoks ja ka meie jaoks täna tõuseb kõigi nende sündmuste valgel aga esile üks üle aegade küsimus. Kas maailma valitseb muutumatu umbisikuline seadus või muutumatu isikuline Jumal? Minu nimi on Meego Remmel ja ma olen piisavalt vana, et olla ka ise näinud ühe maailmariigi väevõimu meie maa ja rahva üle ning seejärel ka sellesama riigi allakäiku ja lagunemist koos ajaloolise pöörde ja võimuvahetusega. Räägin sellest tänase kõne lõpuosas ka ühe isikliku loo. Aga praegu avame Piibli raamatu ja loeme, mis on Danieli 5. peatükis kirjas. Peatame selle videovoo ja võtame rahulikult aega lugemiseks. Seejärel jagan omalt poolt mõningaid mõtteid loetud teksti ajaloolise tausta kohta ja ka vaimulikust tähendusest selles tekstis. Ja siis liigume juba edasi järgmise peatüki juurde. Nii et loeme Danieli 5. peatükki. Eelmine peatükk lõppes sellega, kuidas Babyloonia kuningas Nebukadnetsar, kes oma 43-aastase valitsusaja jooksul koges nii alandust kui ülendust, tegi sellest oma järeldused ja kutsus avalikult austama taeva kuningat, kes võib alandada neid, kes käivad kõrkuses, nagu ta ütles. Ja kohe järgmises 5. peatükis jutustataksegi meile kõrkuse alandamisest. Kõrgi valitsejana tutvustatakse meile Babyloonia kuningriigi vallutamise eelõhtul Belsassarit. Ta istus küll kuninga troonil, aga see troon juba kõikus. Õigupoolest ta esindas pigem nukuvalitsust. Ametlikult oli kuningaks hoopis tema isa Nabonidus. Tema oli ka konspiratiivselt sunnitud resideeruma oma 10 aastat hoopis mujal. Samal ajal võis Belsassar troonida kuninglikus seisuses ja korraldada oma uhket staatust nautides lõpuks ka suure peo oma 1000 suurnikule, nagu Piibel ütleb. See oli aga otse kui pidu katku ajal. Belsassar lasi veinil hea maitsta, käskis veini mõjul teha midagi, mida ta isa Nabonidusega ka emapoolne vanaisa Nebukadnetsar kunagi polnud teinud. Nimelt ta laskis tuua kuld ja hõberiistad, mis tema esiisa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Küsimus polnud aga veini joomises. Lugesime, et nendest templiriistadest nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Juudi rahva jumala jaoks oli see ülim pühaduse teotus. Jeruusalemma templiriistad olid mõeldud ainiti jumalateenistuse jaoks, mitte orgialikul peol ebajumaluse nimel rüvetamiseks. Daniel sellest peost loomulikult osa ei võtnud. Belsassar polnud teda isegi meeles pidanud ega kutsunud. Nii nagu polnud ka kutsutud ta oma enda ema. Kui aga see joovastunud peorahvast nägi, kuidas ilmusid korraga inimkäesõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale lambia kohale midagi täiesti arusaamatut. Ka kõigile ebajumalaste kummardajatele, nõidadele, teadjatele, tähetarkatele täiesti arusaamatu sõnumi läks Belsassar paanikasse. Piibel ütleb, et kui ta nägi kirjutavat kätt, siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda, ta niud ja liigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. See on dramaatiline paanikahoog. Samamoodi kadus peo meeleolu kõigil teistel ning seni lõbutsenud suurnikud sattusid segadusse, ütleb Piibel.
Lõpuks levis kuuldus arusaamatust seinakirjast ka peosaalist väljapoole ning kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Juudi ajaloolane Josephus ütleb, et see naine oli omaaegse Babyloonia valitseja Nebukadnetsari tütar. Nabonidus oli ta kosinud ja Belsassar oli nende esikpoeg. Samas seesama naine mäletas veel vanu aegu, kui Daniel oli Nebukadnetsarile ainsaks nõuandjaks, nagu ta ütles, kelles leidus eriline vaim. Ja temal oli mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Ja nii Belsassari ema kinnitas, et küll tema annab tähenduse teada. Ja nii see ka läks. Kui Daniel oli peosaali kutsutud, lubas Belsassar talle Babyloonia kuningriigi võimu hierarhias oma isa Naboniduse ja omaenda kuningliku positsiooni järel kolmandana valitseja auastet. Kui ta vaid suudaks teada anda, mida peorahva silmed seina alt kirjutatud seostetutest sõnadest välja peaks lugema. Mene tekel sufarsiin. Daniel vastas, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Ja siis kõnetas toretsenud kuningat kohutav prohvetlik sõnum. Vana Daniel ütles noore valitseja kohta välja kogu tõe, alates kuninglikust väärikusest ja lõpetades prohvetliku manitsusega. Esmalt meenutas ta, kuidas Nebukadnetsari aegadest oli Babyloniast küll aru saadud, et võib olla igasugu hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivijumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista, aga ainuüksi kõige kõrgem jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Nebukadnetsar oli seda omal ajal mõistnud ja kogu kuningriigile avalikult teada andnud. Omaenda eluloo valusa kogemuse valgel, nagu eelmisel korral kuulsime. Belsassar polnud aga sellest hoolinud. Vastupidi, ta oli kõige valitsejad pigem mõnitanud ja pühadust naeruvääristanud. Ja nii ei kartnud ka Daniel kuulutada oma esisade usu halvustajale, et kuna seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud, siis kaotad sa kõik, mis sul on antud. Babyloni õukonna silme all kuningliku peosaali seinale ilmunud käsikiri seda sõnumit just nimelt kandis. Mene tekel ufarsiin. Kõik 4 sõna olid aramäe päritolu. Nad olid rahatähtede ja mõõtühikute nimetused. Samas kätkesid nad sõnamängulist tähendust. Esimene sõna mene tulenes verbist, mis tähendab lugema, arvestama, määrama. Aga see tähendas samas ka kaaluühikut, umbes 50-60 šeeklit. Kuna see sõna kordus 2-kordselt, oli sellel ka 2-kordselt arvestatu, üleloetu, määratu tähendus, täpselt välja arvutatud. Järgmine sõna tekeel tulenes verbist kaaluma ja seegi oli mõõtuühik, aga tunduvalt kergema kaalulisem, nagu šeekel, mis tähendas kaalutud. Ja lõpuks peres või farsiin, mis tulenes sõnast jagada, lõhestada ja oli samuti rahaühik, nagu pool meneed, mis tähendas jagatud. Samas esines ufarsiin ehk parsid mitmuse vormis, kuna ühildev u selle sõna ees tähendas ja-tähendust. Nii võis seda tõlgitseda ühelt poolt tükeldamise ja teiselt poolt pärslaste tähenduses, kuna aramäe sõnas paras tähendas ka pärslasi. Ja see topelttähendus oli babüloonlastele kurja kuulutav, kuna pärslaste sõjaväed olid selleks ajaks juba Babyloni alla jõudnud. Ja peolised võisid juba selle langemist kujutada ette, kuidas nende linn tegelikult langeb just nimelt pärslaste kätte. Ja see juhtus juba mõne tunni pärast. Nad vaevalt ainult oskasid seda arvata. Kas Daniel seda teadis või mitte, igatahes sai Belsassar oma kuningliku valitsuse viimse päeva pidu pidades teate selle seinakirja sõlgesõnalisest ülekantud tähendusest. Loetud, vaetud ja tükeldatud. Daniel seletas. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja teinud sellele lõppu. Tekeel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Võiksime küsida, kas Belsassaril võinuks olla veel võimalust meelt parandada. Miks muidu andis Jumal talle edasi nii selge sõnumi, pealegi veel kõigi kuningakojas olnute näha ja kuulda? Siiski võib Jumal anda vahel raskeid sõnumeid ka teiste jaoks.
kellegi kohta teiste jaoks, et inimesed sellest oma elus järeldusid teeksid ja jumalakartust ei unustaks. Oma kuninglikust staatusest jovastuses Belsassar nagu polekski Danieli sõnumit kuulnud. Ta oli ju palunud, et ta ei vaja mingit aupärga ega mingit uut staatust, aga Belsassari elu lõpupeatükk ajaloos lõpeb kurvalt. Siis Belsassar andis käsu, Daniel riietati purpurisse, talle anti kuldke kaela, temast kuulutati, et hakkab kuningriigis valitsema 3. ja sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Belsassar oma väärtusmõõtu ümber ei hinnanud. Kõige väelise silmis jäi ta kergekaaluliseks ja laostatuks. Nii lagunes ka tema kuningriigi võim ja kadus nagu peenraha. Pärslased võtsid ja jagasid sellegi pisku isekeskis meedlastega. Ajaloost on teada, nagu Herodotus jutustab, et pärslaste väejuht Koores ehk Küüros olevat lasknud oma sõduritel juhtida Babyloni vallikraavidesse voolanud ja linna müüre turvanud Eufrati jõe vee ümberringi kaevatud kõrvalkanalitesse ja märgaladele ning kui veetase oli piisavalt madalale langenud, siis sumbanud need pärslased lihtsalt jõe sängi mööda linna sisse. Kunagi samal ööl peetud linnas suurt pidu oldi valvepostidel ka hooletud ja linn vallutati üllatusrünnakuga keset ööpimedust ilma igasuguse vastupanuta. Naboniduse kroonika Babyloni allikatesse ütleb nii: Küüros sisenes Babyloni linna ilma lahinguta ja linna seeski ei osutatud vastupanu. Daniel raamatu 5. peatükk lõpeb veelgi lakoonilisemalt. Sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Ehk on meil siinkohal aeg hetkeks peatuda ja mõtiskleda, mida see lugu tänases maailmas meile võib öelda. Aga loeme nüüd Daniel raamatu 6. peatükki ja vaatame, mida meile seal öeldakse. Daniel raamatu 5. peatükis jutustati meile sellest, kuidas Babyloonia kuningriik üleöö pärslaste meelevalda langes. Sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Ja tema äkiline lõpp sümboliseeris kogu Babyloonia kuningavalitsuse lõppu. Ajalooallikad kinnitavad, et see leidis aset aastal 539 enne Kristust. Daniel raamatu 6. peatükk algab aga sellega, kuidas omaaegse maailma valitsejaks on Pärsia kuningas Küüros II, kes juba varem oli allutanud meedlased, saavutas võidu ja võimu ka Babyloniast üle. Siiski ei hakanud ta Babylonias iseseisvalt valitsema, vaid nagu meile piiblitekstis öeldi, meedlane Daariaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Daniel oli uuest valitsejast oma 20 aastat vanem ja kindlasti Babyloni asjus palju kogenum kui uus valitseja. Kuna teda tunti juba varasemate kuningate aegadest usaldusväärse nõunikuna ning ta oli ka uue võimu jaoks silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast et temas oli eriline vaim, ütleb piibel, siis kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Ajaloolastel pole täit selgust, kes see kuningas täpselt võis olla. Danieli raamat nimetab teda Daariaves, mis tähendab hea valitseja või heaolu hoidja. Pärsia ajaloost on teada mitu sellenimelist valitsejat, et ükski neist ei saanud võimule 539 aastat enne Kristust Babylonias. Nii arvavad mitmed piibliuurijad, et tegemist võis olla pigem Pärsia kuningale Küürosele või Kooresele Babyloonia vallutamisel abi osutunud aadlikuga, keda kutsuti nimega Gobrüas. Babyloonia kroonikas mainitakse sedasama meest akadikeelse nimega Ugbaru, mõnikord ka Gubaru. Igatahes määrati ta kohe pärast Babyloni vallutamist selle piirkonna asevalitsejaks. Samas on teada, et üsna varsti pärast võimule saamist ta suri, ilmselt oli see aastal 538 enne Kristust. Kuna Danieli raamatus meenutatakse teda hea valitsejana, võidigi ehk Gobrüast või Gubarut või Ugbarut, nagu teda siis nimetada, kutsuda ka Daariaves, ehk siis hea valitseja. Seda enam, et teised ametikandjad ja asehaldurid olid Danieli suhtes pigem vaenulikult meelestatud. Samas kui kuningas seda kuulis,
siis oli see temale väga ebameeldiv, ütleb raamat. On piibli ajal oli kriitilisi uurijaid, kes arvanud heaks, et loomulikult ei murdnud ega kugistanud lõvid koopasse visatud Danieli. Kui tema suhtes poolehoidu tundnud hea valitseja Daarives nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikeseloojakuni. Võib-olla lasi ta näljasid lõvisid õhtu läbi nuumata nii suure koguse loomse toidukat, kui Daniel lõvikoopasse visati, ei suvatsenud täis söönud lõvid isegi liigutada, rääkimata elujõus mehe mahamurdmisest. Siiski, kui loeme piiblit, ütleb pühakiri, et lõvide keskel ellu jäänud Daniel kõneles kuningaga: kuningas elagu igavesti, minu jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud ja nad ei teinud mulle kurja. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus, käskis Danieli august välja tuua ja Daniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtegi viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma jumalasse. Ja kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Danieli süüdistanud ja visata lõvide auku, nemad, nende lapsed ja naised, ja nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõvid võtsid nende üle võimust ja murdsid kõik nende kondid. Niiviisi räägib Danieli surma soovinud vaenlaste kurb lõpp peale kõige muuga sellest, et lõvid ei olnud sugugi täis söönud, vaid täiega näljased. Nad ei andnud armu ühelegi koopasse langenud inimelule. Seda enam osutub Danieli pääsemise lugu Jumala imeliseks tunnustäheks, sellest, kui võimas on Jumal ja kui suur on tema võimsus üle kõige ja kõigi. Olgu tegemist siis looduslikele jõududele alluva loomariigiga või inimlikele, poliitilistele, sõjalistele jõududele alluva inimühiskonna ja riigi valitsemisega. Kõike seda tunnistas isiklikult ka meedlane Daarives, kui ta pärslastele allutatud Babyloonia valitsejana avaliku läkituse saatis, mis ütles, et kuningriigi võimupiirkonnas tuleb karta Danieli jumalat, sest tema on elav jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõpe. Tema päästab ja vabastab, tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal, tema, kes päästis Danieli lõvide küüsist. Ja Daniel ja tema käsi käis hästi Daariuse kuningriigis ja pärslase Koorese kuningriigis, ütleb piibel. Selle sõnumiga Danielist jutustav peatükk lõpeb. Ja koos sellega kogu prohveti raamatu esimene osa, mille järel tuleb juba hulk prohvetlikke ettekuulutusi, millest me võime lugeda ja kuulda juba edaspidi. Aga siinkohal võime seni loetu kokku võtta tõdemusega, et üle meie maailma, sealhulgas üle poliitiliste jõudude maailma kõrgub ainsa tõelise kõikvõimsusena Jumal. Isegi kui riikide valitsused vahetuvad ja pärslaste meedlaste muutumatud seadused on ammu muutunud, siis Jumal, keda Daniel tundis ja tunnistas, valitseb ikka igavesti. Sinu riik on kõigi ajastuta riik, tunnistas ka omaaegne Iisraeli kuningas Taavet. Ta ütles Jumalale, ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. Aga mis eristas Taavetit ja Danieli, oli see, et nendel oli isiklik suhe Jumalaga. Samamoodi vajame ka meie isiklikku personaalset suhet Jumalaga. Kui me elame isiklikus ja mitte umbisiklikus suhtes Jumalaga, siis võime täpselt nii nagu Daniel erinevate elu- ja ajaloosündmuste keskel kogeda, kuidas meid ka turvab ja meid ka juhib maailma jõududest palju kõrgem vägi, kõige kõrgema vägi. Ja kui me teda usaldame ja palume, võib ta meile anda ka isiklikke sõnumeid ja juhiseid isegi kõige keerulisemates olukordades. Olen seda ka ise Jumalaga kogenud alates Nõukogude totalitaarateistliku okupatsioonirežiimi aegadest, kuni tänase Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja NATO aegadeni välja. Ja kui keegi küsib, mis või kes siis meie maailma üle valitseb, siis ma võin oma kogemusest lähtuvalt ka kinnitada, et üle kõige valitseb mitte mingi umbisikuline jõud või seadus või vägi, vaid isikuline Jumal, kes oma muutumatus armastuses ja õigluses kõrgub üle kõige ja kõigi. Sellisest Jumalast annab tunnistust ka Danieli elu ja Danieli raamat. Piibel tervikuna räägib aga, et maailma ajaloo kese ja peategelane on üle kõigi füüsiliste vaimsete jõudude, üle kõigi geopoliitiliste võimude valitsuste kõigeväelise Jumala enese ainusündinud poeg, Jeesus Kristus. Tema elu ja surm ja ülestõusmine on muutnud nii maailma ajalugu kui ka loendamatu hulga inimeste elulugusid läbi ajaloo. Ja ka minu eluloo on Jeesuse issandana valitsemine muutnud õnnistuste looks.
Toon siia lõppu ainult ühe näite, mis seondub just nimelt Danieli raamatu 6. peatükiga. Ma mäletan, kuidas Jumala sõna mind 19-aastase noore mehena kõnetas, kui lugesin sellesama peatüki 24. salmi. Daniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtegi viga, sellepärast et ta oli uskunud oma Jumalasse. Olin lõpetamas esimest kursust Tartu Ülikoolis ja lootsin vabaneda Nõukogude armee teenistusest. Kutse alusena olin sunnitud minema sellesse armee teenistusse, aga ma palusin, Jumal, ma ei taha ja ma palun, et seda ei juhtuks. Keegi eestlastest soovinud minna teenida sõjaväes, mis okupeeris meie omaenda riiki. Pealegi röövin ühe noore Eesti mehe elust 2 hinnalist aastat. Kusagil Venemaa avarustes režiimi all kinni olles. Siiski tegi seesama Nõukogude totalitaarateistlik okupatsioonirežiim kõik selleks, et mind vastu tahtmist ikkagi Venemaale toimetati ja seal sõjaväeteenistust läbima sunniti. Sel hetkel ei saanud ma Jumalast aru. Tundsin ennast otse kui Daniel lõvikoopas, eriti kui ma oma usu pärast KGB rünnakulla sattusin. Ja siiski püsis mul meeles see Jumala kõnetus Danieli raamatust, kuidas ta toodi august välja, tema küljes ei leitud ühtegi viga, sellepärast et ta oli uskunud oma Jumalasse. Ma lihtsalt ei teadnud, kuidas see piiblisalm võiks minu elus teostuda. Läks mõni nädal, kui ma ühtäkki kuulsin oma kõrvas Jumala vaimu häält, küsimas, kas sa usud, et ma viin su koju? Alul ei osanud ma selle peale midagi kosta. Aga sama hääl kordas sama küsimust uuesti, kas sa usud, et ma viin su koju? Tõssin pilgu taeva poole ja ohkasin, ta oli nagu väljendada Jumalale oma pettumust, et ma olen ju siin keset Venemaad, kaugel kodust, kodumaast. Aga Jumal kõnetas veel korra ja küsis, kas sa usud, et ma viin su koju? Ja lõpuks ma ütlesin, ma usun, Jumal, et sina ja ainuüksi sina võid mind siit koju viia. Kohe ma ei juhtunud midagi, aga südant täitis korraga mingi puht inimlik hämming ja jumalik rahu korraga. Umbes poole tunni pärast astus sisse üks kõrge ohvitser, kes ütles, et on kõrgema korraldusega saadetud minu olukorraga tutvuma ning kui selgub, et mind tuleb sõjaväeteenistusest vabastada ja koju saata, siis seda ka tehakse. Pikk lugu lühikeseks. KGB ähvardas mind tappa, ähvardas mind Siberisse saata, aga 2 kuu pärast olin ma kodus tagasi, jätkasin õpinguid ülikoolis ja kaotanud isegi ühtegi õpinguaastat. Tänaseks on minu elu ja vabaduse kallale kippunud KGB ja armee ohvitserid ammu hingeitnud. Nõukogude totalitaarateistlik okupatsioonirežiim on ajaloo prügikasti heidetud. Mina olen vaba mees, vabal maal, vaba rahva keskel. Jumala kuningriik valitseb üle kõige ja kõigi. Ja ma võin selle riigi kodanikuna tunnistada, et Danieli Jumal on ka minu Jumal. Ja mis kõige tähtsam, Jeesus Kristus on seesama eile ja täna igavesti. Selle tunnistusega ma siinkohal ka lõpetan. Aga edasi saate juba ise kosta, mida teie sellest kõigest arvate. Jumalaga siis.